Nii, lähme siis edasi selle teemadega. Püütani vaim. Nii, võimu pealetungijatest vaenlane ei tegutse kunagi ilma jõuta. Igal võttel on vaim, kes selle ellu viib, mistõttu pühakiri hoiatab meid, et saatan meist ei saaks võitu, sest meile ei ole tema võtted teadmata. 2. Korintuse 2.11. Nii, püütane vaim, millest täna õhtul räägin, ei ole apostlite tegude raamatus viidatud püütani ennustusvaimule, see ennustaja lausevaimist on see või? Et see on püütani tüüpi loomalik maovaim, kelle tegevus peegeldab täpselt seda, mida püüton teeb loomulikus elus. Unenägudes olenevalt kontekstist ilmutavad loomad vaimseid ülesandeid. Kui keegi näeb unes madu, saab tähenduse teada, uurides, mida see loomupäraselt teeb. Et kui me näeme seda madu, siis me nagu teame see tähendust, mis see loomupärast on. Jah, mõni näeb unes hunti, et siis looduses püütan ei aja taga ega löö ega mürgita. See tähendab, et ta mähib, pigistab, lämmatab, neelab alla, kui tegemist püütane vaimuga. Vaimumaailmas teeb see vaim sama asja inimese eluga, energia, eesmärgi ja teostusega. See keerleb inimese ümber aeglaselt, avaldab aja jooksul survet, katkestades vaimse hingamise, ta nagu pigistab kokku ja samamoodi võtab selle hoo ja jõu ära. Eesmärk ei ole kohane häving, vaid järk-järguline lämbumine. Siin on 10 märki, mis näitavad, et püütane vaim tegutseb inimese elus. Et esimene, tõsine energiakaotus, mis on seotud isikliku eesmärgiga. Sul võib olla energiat töö, kohustuste ja teiste aitamise jaoks, kuid mitte energiat oma unistuste, kutsumise või ülesannete jaoks. Võib-olla ka vaimse teenistuse jaoks ei pruugi olla. Või selle vaimuliku töö jaoks. Mõistmine ilma teostuseta teiseks. Et sa tead selgelt, mida sa pead tegema, kuid sa ei suuda end sundida järjepidevalt tegutsema. Et ei suuda olla nagu järjepidev ega püsiv. 3. Püsiv sisemine surve või raskustunne. Pidev kokkusurutud, koormatud või piiratud olemise tunne, mis ei vasta välistele oludele. Ja on tuttav et on niisugused küll olnud, et olete nagu, ei ole mingit põhjust nagu, kõik peaks nagu hästi olema, aga oled kuidagi nagu maas. Et on ikka kurjamid. Nii, 4. Vaimse isu langus. Et palve nõrgeneb, piibli lugemine hääbub, nälg Jumala järele väheneb, mitte mässu, vaid kurnatuse tõttu. Lihtsalt ei jaksa. Et oled lihtsalt nii nagu kägistatud. On ka tuttav tunne. Ja vaatan, et ja 5. Krooniline kahetsus ja enese hukkamõist. Et meelt piinab pidevalt see, mida sa oleksid pidanud tegema, oleks võinud teha või pole teinud. Et need asjad vaevavad siis. Ja 6. Võrdluspiin. See vaim toob esile teiste inimeste edusamme samal ajal, kui teie enda elu tundub seisma jäänud
olevat, tekitades pigem häbi kui motivatsiooni. Ta just näitab seal, suunab pilgu teiste peale, ta veel õhutab veel selle kadeduse ka üles veel sealt. ja kibeduse ka veel, et näed, sina siin, et saa millegi hakkama. Nii, 7. halvatus, mida ekslikult peetakse edasi lükkamiseks. Jah, see on ka vaata selline nagu mõtted nagu hanguvad ära vahepeal ja siis need asjad nagu, asjad ei lähe nagu jäävad toppama kõike. Ja see on sügavam kui edasilükkamine, tunnete end vaimselt ja füüsiliselt kurnatuna, kui on aeg oma elukonnal tegutseda. Jah, sa nagu tead, et oleks vaja asjadega tegeleda, aga lihtsalt ei suuda. Ja 8. isiklike asjadega seotud viivitus. Teie kodu eesmärgid, projektid ja lõpetamata ülesanded jäävad tegemata, samal ajal, kui te ikka veel kõigile teistele ilmuta või teistele võtate aega, jah, samal ajal ega oma asjad tegemata. 9. ajakaotus ilma taastumiseta. Tunnid kaovad kerides või eemaldudes mitte naudingust või kurnatustest. Siin on see Google'i tõlge vist, aga siin peab ma pean natukene siin kaasa mõtlema, et jah, siin on see ajakaotus ilma taastumiseta, aeg lihtsalt kaob ja et mitte sa ei tunne sellest rõõmu, aga lihtsalt sa oled nagu samal ajal kurnatud ja nagu selles haardes ja midagi tehtud ja saa aeg läinud. Ja alla neelamise tunne, 10. Inimesed kirjeldavad sageli tunnet, nagu oleks nende loovus, rahandusvisioon või motivatsioon aja jooksul aeglaselt kadunud. Nii, siis on peamine eristamine, nii, siis võimu edasilükkajad, ma loen selle pikemalt edasi, muidu ma ei saa sest Püüton ahendab, see vaim ei torma, see mähib, pigistab ja ootab, kuni jõud on kadunud. Tulemuseks on inimene, kes on elav, võimekas ja andekas, kuid sisemiselt lämbunud ja suutmatu oma elus edasi liikuda. See on vaim, millega ma isiklikult tihti võitlen. Olen avastanud, et Püütoni vaim võib toimida nii vereliini vaimuna kui ka piirkondliku vaimuna. Vaata, nii vereliini, kui see tähendab, et on juba vanemate kaudu, või siis selle piirkonnas, kus elada. Terve linn on võib-olla see vaim või küla või. See tähendab, et tegemist on väga suure vaimuga, kes hoiab nagu tervet piirkonda. Selle ülesanne on peatada hoog ja takistada inimestel mõju avaldamast. Tegelikult vaata, kui olid 100 aastat tagasigi need, kui diktaatorid tulid võimule ja Hitler ja kõik Mussolini ja vaata, et terved rahvad olid seal vaimu mõju alla. Miljonid. Kui ma märkan, et asjad minu elus aeglustavad ilma selgituseta või kui ärevus ei kusagilt tõuseb, astun ma kohe Püütoni vaimule vastu. Asjad hakkavad liikuma, tunnen vaimu maailmas vabanemist, hoog naaseb, selgus teravneb, teostus muutub taas võimalikuks. Allpool on 5 keskendunud palvepunkti, mille eest saate palvetada, et käskida Püütoni vaimul oma haaret ja teie elust murda. Siin on esimene, ma purustan iga Püütoni vaimu pea, mis on mu elu ümber keerdunud. Ma purustan iga Püütoni, mis ründab mu lootusi, unistusi, eesmärki,
rahaasju, loovust, tervist, hoogu ja teostust. Ma käsin su haardel nüüd murduda Jeesuse nimel. See on nagu hea palve, jah. Ja seda tasub, jah, nii, siis ma purustan iga Püütoni vaimu pea, mis on end mu ümber keerdunud. Ma purustan iga Püütoni, mis ründab mu lootusi, unistusi, eesmärki, rahaasju, loovust, tervist, hoogu ja teostust. Ma käsin su haardel nüüd murduda Jeesuse nimel. Ja siis on veel hüüa, mida sa näed, Püütonil olevat mõjutanud, vaata nüüd igaüks, mida ta teab, et kellel on hoogu maha võtnud, kellel on lihtsalt jah, nagu selle tervise ja mis iganes ja rahaasjad on pannud sisse või siis loovuse. Ja ma tunnen ka, et on nagu neid unistusi igalt poolt nagu pigistab, jah, et müüame kõik see, mis ta ründab mul, lootused, unistused, eesmärgid, rahaasjad, loovus, tervis ja hoog, edasiminek, teostus. Ma käsin su haardel nüüd murduda Jeesuse nimel. Ja siis on teine palve. Püüton, ma käsin sul välja oksendada kõik, mida sa oled mu elust alla neelanud. Nii. Kõik. Nii. Oksenda välja kõik aeg. Oksenda välja kõik need ideed. Ja oksenda välja kõik rahaasjad. Oksenda välja kõik mu energia. Oksenda välja kõik mu edusammud. Ma käsin sul ennast täiesti välja oksendada ja surra Jeesuse nimel. Ja, aamen. Nii. Ja siis on veel kolmas. Ma võtan vaimu mõõga ja lõikan Püütoni vaimu tükkideks. Ma lõikan iga keerme, iga haarde, iga kiindumise. Ma süütan jäänused Jumala tulega põlema. Ma kuulutan selle vaimu täieliku hävitamise. Jeesuse nimel. Siis on veel neljas palve. Püütan, ma käsin sul lahti harutada end mu elust. Minu elust. Lahti pakkida mu mõtetest. Lahti pakkida mu kehast. Lahti pakkida mu saatusest. Ja vabane minu energiast. Ma käsin sul Jeesuse nimel oma haardest lahti lasta ja surra. Ja siis viies palve. Püütan, ma käsin sul igast peidupaigast välja tulla. Ma käsin sul oma haardest mu elu üle lahti lasta. Ma käsin su munadel kokku kärbude surra. Ma käsin igal tulevasel ööl, tähendab tulevasel tööl. Jah, vabandust, jah. Ma käsin igal tulevasel tööl, igal ülesandel ja igal sinuga seotud tsüklil Jeesuse nimel surra.
Nii, aamen. Ja see on päris, vaata kui ma seda lugesin, et ma avastasin, et on päris palju sellega tegemist, et see püütane vaim on tegelikult väga palju, on tegelikult meid vaevanud, vähemalt mitmes asjas, mitte küll päris kõigis, aga kõigis ma võib-olla lihtsalt ei koge vähemalt, aga üle poolte asjades oli kohe raudselt kohe päris palju. Kohe nagu ja see näitab, see on vaata üks tohutu suur vaim, kui ta hoiab terve piirikondi oma mõju alla. Ta saab hulka hoida tegelikult väga suurt rahva hulka piinata. Nii, aga sellega sai vist ühele poole vest või selle vaimuga. Kiitus Istandale, et ma ei tea, kas Margusel oli veel, kell on juba 9:30.